Tänase tunni teema on kahe sirge vastastikune asend, et me vaatame kõikvõimalikud variandid, kuidas võivad kaks sirget teineteise suhtes olla tasandil. Et esimene variant, et nad ühtivad ja mis näitab meile, et sirged ühtivad. Vaatame, meil on antud kaks sirget ja on antud ka joonis, et tegelikult need kaks sirget on üks ja sama sirge ehk graafiliselt nad ühtivad ja kuidas seda aru saada, et kõigepealt teeme niimoodi, et iga sirge natukene teisendame, et see oleks nagu üldkujul, nagu me oleme varem harjunud. Et meil on oli varem niimoodi, et y võrdub k korda x pluss b ehk meil on tõus, sirge tõus k koefitsient ja allkoordinaat b. Sellest me juba rääkisime eelmine kord. Ja meie esimene sirge natukene teises kujus praegu, et kõigepealt vahetame siin pooled. Kui me pooled vahetame, siis me ei vaheta märgid. Lihtsalt see, mis oli paremal pool, läheb nüüd vasakule poole ja siis vastupidi. -1 tõstame teisele poole ja nüüd me jagame kõik 0,5-ga või teine variant, et me korrutame kõik 2-ga, et saada vasakul y ilma koefitsiendita. Kui me jagame 0,5-ga, x-i ees oli varem koefitsient 1, kui 1 jagada 0,5-ga, siis me saame 2. Te võite proovida kalkulaatoriga ja 5 pluss 1 on 6, 6 on jagatud 0,5-ga, see on 12. Esimene sirge, see, mis oli x pluss 5 võrdub 0,5 y miinus 1, see on sama nagu y võrdub 2x pluss 12. Teine sirge. Proovime samal kujul seda teha, et meil y üksinda vasakul. Kõigepealt korrutame läbi kõik 2-ga. See tähendab, et ma vasakul pool korrutan terve murd 2-ga ja paremal pool x 2-ga ja 4 2-ga. Miks ma seda tegin? Ma tahan 2 all taandada. Selle 2-ga, millega ma korrutasin, siis jääb üleval või vasakul y miinus 4 ja teisel pool on 2x pluss 8. Siis tõstame -4 plussmärgiga teisele poole, y võrdub 2x pluss 12, täpselt sama nagu esimene. Et alguses ei olnud näha, et nad tegelikult võrdsed, aga kui me teisel kujul seda kõike kirjutame, siis on juba näha, et sirge on tegelikult, need mõlemad sirged on tegelikult üks sama. Et sirged ühtivad, neil peavad olema siis samad koefitsientid, et ka x võrdub ka 2, kui meil on tõusud niimoodi tähistatud ja siis allkoordinaatid peavad olema ka võrdsed. No see kõik on teooriamaterjalis olemas, seda saab vaadata. Et siin on üks näidis lihtsalt, et sirgid ühtivad. Milline veel asend on võimalik, kui tegemist on kahe sirgega? Nad võivad olla paralleelsed ja siin on joonis, vasakul pool on antud 3 sirget ja paremal pool on ka joonis, kus need 3 sirget joonistatud. Ja mis nendel sirgetel, mis praegu on vasakul, on sellist ühist, mis ütleb meile kohe, et need sirged on tegelikult paralleelsed. Vaatame esimese sirge tõus ja allkoordinaat.
esimesed sirge tõus, no ma siin pigem ei kirjuta selle indeksiga, k võrdub -2 ja allkoordinaat on -5. Teise sirge puhul k on jälle -2 ja b on seekord 8. Ja kolmanda sirge puhul ma natukene muudan seda, et ma 2x tõstan teisele poole miinusmärgiga. Ja siin on k -2 jälle ja b on 3, teine arv, jah. Mis on siin ühist? Nendel on sama tõus. Ehk sirged on paralleelsed, kui nende tõus on sama. Teooria materjalis see kõik on ka olemas. Et siin lihtsalt praktikas on näha, et tegelikult see ongi nii, et nad on paralleelsed, kui tõusud on võrdsed. Aga allkoordinaadid on erinevad. Kui allkoordinaadid ka langevad kokku, see tähendabki, et sirged ühtivad, mitte paralleelsed. See oli siis teine asend. Ja kuidas me seda vormistame, natukene sellest ka räägin. Et sirge alati saab tähistada tähega. Näiteks see esimene on S, teine on T ja näiteks kolmas on L. Ja siis me saame kirjutada, et S on paralleelne T-ga, S on paralleelne L-iga, L on paralleelne T-ga. On selline siis, selline tähistus on olemas ja siin, kui me tähistame, et see on näiteks S ja see on T, siis me võime kirjutada, et S võrdub T. Milline asend on veel võimalik, kui on kaks sirget tasandil? Kui nad ei ole paralleelsed ja nad ei ühti, siis nemad lõikuvad. Ja kui nad lõikuvad, siis tekib üks ühine punkt, lõikepunkt ja selle punkti koordinaadid me saame teiega leida. Et nüüd me seda harjutame, et kuidas leida lõikepunkti koordinaadid. Vasakul pool on antud kaks sirget ja paremal pool on siis joonis. Ja on näha, et sirged lõikuvad ja nendel on punkt, kus nad lõikuvad. Kui joonis on täpne nagu praegu, kui te käsitsi seda teete, siis ei pruugi olla väga täpne ja joonise järgi võib olla see punkt, mis on joonise järgi, ei ole nii õige nagu tegelik punkt. Siin on näha, et koordinaadid on 1, 1. Kuidas seda kontrollida? Kuidas me saame leida lõikepunkt, kui on vaja seda teha näiteks ilma jooniseta? Et meil joonist ei ole, meil joonist pole vaja teha või meil vahendid puuduvad, aga lõikepunkt ikkagi vaja leida. Siis me koostame süsteemi. Me võtame need mõlemad sirged, ühendame süsteemiga ja nüüd me mõtleme niimoodi, et need sirgevõrrandid ei ole enam sirgevõrrandid, need on lihtsalt võrrandid, lineaarvõrrandid ja koos nad moodustavad süsteemi ehk lineaarvõrrandite süsteemi, kus on kaks tundmatu X ja Y ja sellised me teiega lahendasime, kui meil oli kordamiskursus ja kui oli esimene kursus ka seda tegime. Ja meil oli kaks meetodit, me lahendasime liitmisvõttega ja asendusvõttega. Et praegu, mis meetod te tahate harjutada, te tahate korrata, kas on soovi, kas liitmisvõte või asendusvõte? Te võite kirjutada sõnumitesse või öelda, et mis meetodiga pigem siin mõlemad sobivad, et asendus. No
saanud, siis teeme asendus. Mis tähendab asendus? Asendus tähendab, et me võtame üks võrrand ja väljendame üks tundmatu läbi teist. No tegelikult meil on võrrandid sellisel kujul, et juba Y nagu väljendatud läbi X-i. Me võtame siis see, mis on üleval ja asendame teise võrrandisse seda. Y asemel me paneme seesama, mis on esimesel võrrandil, -4x pluss 5. Niimoodi me saame ühe võrrandi ja sellel võrrandil on üks tundmatu. Me saame seda leida, see on lineaarvõrrand. Reegel, kuidas me lahendame lineaarvõrrandi, on selline, et me tõstame x-id ühele poole ja x-id teisele poole. Liidame kokku ja jagame. X on 1. No täpselt sama nagu joonisel, aga meil on vaja ka Y leida ja Y me leiame nii, et me võtame esimene või teine võrrand, paneme X-i asemel 1 ja arvutame Y. No mina näiteks võtan praegu teist võrrandit. X-i asemel panen 1 ja arvutan, saan 1. No muidugi see on sama sellepärast nagu joonisel, sellepärast et joonis tegi arvuti, mitte mina, aga tihti, kui joonistatakse, eriti ilma joonlauata, siis, joonis on natukene ebatäpne. Ja teine variant, et teil ei ole joonist, et ilma joonista saab ka tegelikult leida seda punkti ja eksamil, kui, on vaja arvutada lõikepunkti koordinaadid, mitte leida joonise järgi, just arvutada, siis te peate arvutama nii, nagu me just tegime. Nüüd, me nüüd rohkem tegeleme olukorraga, kus sirged lõikuvad omavahel. See on kõige selles mõttes mitte raskem isegi seis, aga seal on rohkem, mida võib leida. Et saab leida, nagu me eelmises punktis tegime, lõikepunkti koordinaadid ja nende vahel tekib ka nurk. Ja see nurk me tähistame phi, kreeka tähega phi ja phi on võimalik leida. No siin ma kirjutan, et üks joon on näiteks K1 korda X pluss B1 ja teine Y võrdub K2 korda X pluss B2. Ja kui sirged lõikuvad, siis kindlasti tekib ju nurk nende vahel ja nurga leidmiseks me kasutame tangens ja valem, mis on mul siin kirjas. Kas te mäletate, mis tähendavad need sulud? Need sulud tähendavad, et see on absoluutväärtus ja kui sees me arvutame ja saame negatiivse arvu, siis me avame need sulud ilma miinusmärgita. Et see tulemus on alati positiivne. Vaatame, kuidas see praktikas toimib. Aga kõigepealt ma arvan, et kõigepealt me teeme ülesanne ja siis veel üks erijuhtum vaatame, ristseis. On antud 2 sirget. Esimene küsimus. Leiame nurk nende vahel.
Ja teine punkt, leiame lõikepunkti koordinaadid. Või tegelikult me võime siin ühe punktiga teha, et siis on selge, mis me täpselt teeme. Teises me jõuame veel lõikepunkti koordinaadid leida. Mida meil vaja selleks, et arvutada vahelist nurka? Seda valimi, mis mul eelmises slaidis, ma kohe kopeerin seda siia. Ja on vaja teada mõlema sirge tõusud. Kirjutame need lahti, näiteks esimese sirge jaoks K1 on 4. See on see koefitsient, mis seisab X-i ees. Ja teine koefitsient K2 on siis -1, sest et X-i eest seisabki miinusmärk. See tähendab, et see on -1. Ja nüüd kasutame valimi. Tangens phi võrdub 4 miinus -1, 1 pluss 4 korda -1. Ja hakkame arvutama. Üleval on 5 ja all on -3. Kasutame oma kalkulaatorit. Ja absoluutväärtus tähendabki seda, et meil ei ole enam miinust, see on 5/3, võib jätta nii. Phi leidmiseks me kasutame kalkulaatoris nuppu tangens -1 ja arvust 5/3. Ma loodan, et te oskate seda arvutada. Ma ka siin arvutan tasapisi. Minu vastus on umbes 59 kraadi. Kuidas teil on? Kas saite hakkama? Et nende sirgete vahel nurk on umbes 60 kraadi, 59. Teie kalkulaator peab olema režiimis degrees, deg või D peab seisma. Kui on radiaani režiimis, siis te ei arvuta õigesti või ta arvutab õigesti, aga radiaanides. Et teie tuleb siis teine natukene väärtus. Ka õige, aga radiaanides, mis me väga ei ole harjunud kasutama.
Selline siis ülesanne oskame ka nüüd lahendada, ma arvan, et see valem ei ole raske. Nüüd, kui siin küsimusi pole, siis me liigume natukene tagasi. Kui tekivad küsimused, siis andke palun teada. Et siin on üks slaid, mis jäi vahele, et mõnikord tekib olukord, kus sirged on risti ehk nende vahel tekib nurk 90 kraadi, see phi on 90 kraadi. Kuidas me võime aru saada, et sirged on risti, jah? Kui tekib nurk 90 kraadi, see tähendab, et sirged on risti ja tegelikult, kui me näeme kaks sirget, siis me tegelikult saame juba teada, et sirged on risti, kui me teame need tõusud. Need tõusud, kui me korrutame omavahel, siis see korrutis peab olema -1. Siis sirged on risti. Ja seda valemi, mis me kasutasime eelmises ülesandes, me kasutada kahjuks ei saa sel juhul, sellepärast et seal murru all tekib 0 ja nulliga jagada ei saa. Ehk me peame ikkagi seda olukorda aru saama enne, kui me hakkame arvutama nurka. Või kui tekib olukord, et seal murru all, siin ma mõtlen, tekib 0, siis tegelikult on tegemist nurkaga 90 kraadi. Ma lähen natukene tagasi. No näiteks, kui on antud sirge. Y võrdub 2x pluss 1. Kirjutame mingi sirgevõrrandi, mis on selle sirgega risti. Algkoordinaat võib olla sama, võib olla muu. No näiteks -4. Siin vahet ei ole, mis algkoordinaat. Aga milline peab olema tõus? See peab olema selline, et me 2 korrutame selle arvuga ja saame -1. Jagame seda kõik 2-ga, ka peab olema -1/2 või -0,5. Kui üks sirge tõusuga 2 ja teine sirge tõusuga -0,5, siis need sirged on omavahel risti. Ehk nende vahel nurk phi, mis võrdub 90 kraadi. Et see väga tihti eksamil ka olemas, et selline punkt, kus see ristseisu tunnus peate te teadma. Ja täna me just lahendame ühe ülesanne, kus see teema on olemas. Seda me tegime. Nüüd järgmine ülesanne. Kõigepealt esimene küsimus siin. Leiame nurka phi. Ja teine küsimus. Lõikepunkti koordinaadid leiame. No tähistame, et see on näiteks punkt A. See on minu tähistus. Võib olla ka B, C ja D ja ükskõik milline. Kõigepealt teeme seda esimest ja palju mugavam siin, kui meil on tehtud sirgevõrrand üldkujul. No olgu, see on sirge S ja see on sirge T. Me ei pea tähistama, aga ma tahan praegu selle sirgega S tegeleda ja kirjutada seda kujul, Y võrdub ja kõik muud asjad on siis teisel pool.
Mis ma siis teen siin? Ma korrutan risti, et ma 4-ga korrutan x pluss 1 ja 5-ga korrutan -0,2 y. Avan nüüd sulud. Tõstan teisele poole y. Y võrdub -4x miinus 4. See on meie esimene sirge, teine sirge t. Teeme ka siin tööd natukene. Tegelikult me ka korrutame risti, aga ainult see tähendab meie jaoks, et me 3-ga korrutame x-i. Ja 10 plussmärgiga tõstame teisele poole. See on meie teine sirge. Mis on esimese sirge tõus? K on -4 ja teise sirge tõus on 3. Arvutame nurka. Tangens phi võrdub -4 miinus 3 üleval või siis 3 miinus -4. Võib ka nii olla. 1 pluss -4 korda 3. Seitse üheteistkümnendikku ja phi sama meetodiga, nagu me juba täna kasutasime, ehk tangens -1 nupuga arvutame. Palun teie abi, palun arvutage. Ja andke teada, kui suur see nurk on, mis nende vahel tekib. Kasutame kalkulaatoris tangens -1 nuppu ja peale seda siis 7 üheteistkümnendikku. Ja arvutame täiskraadides, paneme seda nurka või 1 komakohaga võib ka. No ma loodan. Rasmus, ma ei tea, ma ei ole arvutanud seda ise. Kuidas teised? Kas saite sama vastuse? No loodame, et sama. Kõikidel 32,2 kraadi
Selline siis oli esimene küsimus. Järgmine küsimus, et lõigepunkti koordinaadid. Me teiega võime kasutada need sirgevõrrandid, mis me juba saime. See ja see. Ja koostame nendest süsteemi. Siin on üks. Esimene oli siis y võrdub miinus 4x miinus 4, 3x pluss 10. No asendusvõttega ma arvan, et ei olnud raske, me võime jätkata ka sama. Peaasi, et te teete seda ja see asendusvõte tegelikult on väga mugav siin kasutada. See asendusvõte põhimõtteliselt tähendab seda, et me paremad pooled nende vahel paneme lihtsalt võrdusmärgi, et need on omavahel võrdsed. Et nende võrrandite paremad pooled võrdsed ja lahendame sellist ülesandet. Lineaarvõrrand. X võrdub miinus 2. See on lõikepunkti X koordinaat. Ja Y koordinaat me leiame, kui valime esimene või teine võrrand, paneme X asemel miinus 2. Mina valisin seda esimest. Võib ka olla teisega, sama vastus peab olema. Vastus on 4. Ehk lõikepunkti koordinaatid on siis miinus 2 ja 4. Ja kui me hakkame seda joonistama, siis me sealt ka näeme, et on selline olukord, et nad lõikuvad punktis miinus 2, 4. Kuidas kõige paremini joonistada, kui ei taha seda käsitsi, siis desmos.com selline keskkond olemas, et saab seal joonistada graafikud, ükskõik millised, sirged ka muidugi. See ülesanne on siis tehtud.